tere pererahvas! Minu tänaseks vestluspartneriks on Füsioviis ehk Taavi. Mina ise panen talle ka tiitli külge Füsiode kuningas, nii et nautige teaduspärast infot. Ja ärge unustage, et meie sponsoriteks on Nutrilab ning Nordic Hambakliinik. Nii et aitäh teile ja kasutage koode. Tere tulemast, Taavi! Tervist! Minu podcasti Tervelt segane ja mina saan sinu puhul ka öelda, et ma olen suur fänn, et sa toimetad ka mingil määral ikkagi Instagramis, kus sa jagad päris palju siukseid väga informatiivseid vastuseid, tood välja igasugust statistikat ja nagu, et kui ma seda loen, siis ma olen alati mingi, see on päris. Mul nagu üks eesmärk ongi postitada kas siis midagi kasulikku või midagi naljakat. Yeah. Muidu nagu ei näegi mõtet oma nagu elu jagada. Et see nagu võib-olla oleks väärtuslik info. Naljakas, sest ma mõtlen, et minul on ka see, ma tahaks teha kas hästi palju lollusi ja hästi palju kas mingi Kreisi raadio väga haledaid naljasid või siis rääkida toitumisest ja vitamiinidest ja nagu mingi hästi motiveeriv ja tore olla seal on ja. Aga kuidas sina üldse jõudsid füsioteraapiani? Mul tegelikult mingit lugu ei ole. Et, enamik minu kursakaaslaste, ma mäletan, kui ma õppisin seda nagu eriala, et siis seal küll nagu panustati hästi palju sellele ja küsiti selle kohta, et miks sa ikka hakkasid, et sul peab olema ka mingi sisemine nagu soov, et kas endal või pereliikmel mingi varasem vigastus või sa oled pidanud sportlane olema. Minu jaoks mingit lugu ei olnud. Et lõhkusin ühel päeval kodus puid ja otsustasin, et hakkasin ja nii läks ja ma arvan, et kukkus enam-vähem hästi välja, et alati ei peagi olema mingit motivatsiooni. Paljud inimesed ka ju, kes õpivad mingit ametit, nad saavad tegelikult ameti õppimise käigu alles aru, et kas see sobib talle või mitte. Et siis nad kas vahetavad eriala, mul läks õnneks, et sattusin ja jäin. Jah, sest mina läksin alguses õppima mingit turundusasja ja ma praegusel hetkel teen Instagrami, aga siis ma nagu ei teinud üldse. Ühe aasta käisin ja siis ma sain aru, et see ei meeldi mulle üldse. Ja äkki, ma arvan, mul läks mingi 7 aastat edasi ja siis ma jõudsin nagu terviseteemadeni, tervisejuhiks toitumisnõustaja suunaga olen mina õppinud ja ma olin seal see esipingi nohker, ma olin mingi, nii lahe, et leidsid nagu selle enda asja, mis nagu nii-öelda kõnetas on ja. Aga tänaseks päevaks mis on sinu nagu nii-öelda tööülesanded? Mis sa teed? Ma olen väga mitmel rindel kuidagi, et ühe nagu sellise tööülesandena ma koolitan siis oma tulevasi kolleege koolis, õpetan erinevaid siis füsioteraapia erialaseid aineid ja kuna ma ise tunnen, et füsioterapeut on täpselt nagu sellise meditsiini ja treeningmaastiku nagu vahepealne isik, et siis ma nagu üritan natuke nagu sildu luua selle treeningmaastiku ja meditsiinimaailma vahel ka, et koolitan nii treenereid kui ka siis räägin võib-olla siis kehalise aktiivsuse kasutegurisutest ja olulisust ka siis meedikutele näiteks. Ja põhikohaga töötan regionaalhaiglas ortopeedia osakonnas, et seal on mul erinevad siis sellised vigastused, keda ma siis nii-öelda jalule aitan, õpetan, kuidas siis vigastusega uuesti elama hakata ja mida tegema hakata, et nüüd see vigastus võimalikult efektiivselt nagu paraneks. Et see on minu põhitöö ja siis aeg-ajalt lisaks koolituste ka teen võib-olla paar vastuvõttu, aga see on pigem hooajaline selline asi, et seda mul väga suures mahus ei ole. Jah, seda ma sulle enne ütlesin ka, et olen kuulnud, et sa oled väga popp-poiss ja inimesed tahavad sinu juurde tulla, aga et aegu pole. Ma ise tunnen, mul on täiega nagu privileeg, et ma saan valida tegelikult, mis mulle meeldib nagu teha. Et kahjuks jah, see vastuvõtud, ma saan aru, et nagu soov on, aga võib-olla mu koolitused aitavad ehk tulevastel terapeutil, kes need vastuvõtte teevad ka nagu paremaks saada. Äkki kuidagi läbi selle võib-olla aitan siin füsioteraapia maastikule kaasa. Jah, kindlasti. Sest minul on väga palju kogemusi erinevate füsiodega ja viimane kord ma just küsisin oma füsio käes ka, et mul on olnud seljavigastused väga-väga nagu nii-öelda pikalt ja et ongi jõusaalist nagu nii-öelda tulnud ja siis viimane kord tuli üldse välja, et mul oli vaagen nii-öelda nihkes
ja siis ma küsisin selle füsio käest ka, et aga kuidas nagu keegi teine ei ole seda kunagi nagu nii-öelda märganud, et kui see on nagu nii-öelda 5 sentimeetrit veel nagu nii-öelda nihkes ja et mulle öeldakse üldse, et tuhar on nõrk ja nagu nii-öelda täiesti teisi asju, et siis et no ma olin täiesti nagu nii-öelda hämmingus, et kui me selle nagu nii-öelda paika saime, siis nagu, et mu selja nii-öelda valud on läinud suhteliselt nulliringi ja et nagu trennis ka ma ei tunne üldse nagu, et mul jääb nagu nii-öelda valu taha midagi, et see nagu füsioloogia või üldse see kõik on nagu nii keeruline, et kuidas sa tead isegi nagu nii-öelda seda, et kui ma ütlen mingi, mul siit veits valutab, et nagu, et millest see nagu nii-öelda, millest see tuleneb. Ongi keeruline, aga me vaatamegi seal juures nii neid bioloogilisi tegureid, et mis võib siis anatoomias struktuuris olla selle võib-olla põhjuseks, aga vaatame ka teisi asju, et me teame, et tänapäeval krooniline valu on hästi nagu levinud, et inimestel aeg-ajalt ikka nagu valutab, aga me alati ei leia neid põhjuseid ka struktuurist, et me peame teinekord vaatama ka inimese nagu üldist elustiili näiteks. See kroonilise valu nagu alane teadus siin on viimasel aastatel väga nagu suure buumi teinud, et tunneme ka, et meil on natukene nagu selles füsioteraapia või meditsiini erialas vaja nagu väikest revolutsiooni selle alal, sest väga palju on ka selliseid kroonilised valutajaid, kes lähevadki kuhugi nagu vastuvõtule, aga me ei leia mingit strukturaalset põhjust. Sul vaata võib-olla selgitati läbi mingi strukturaalse põhjuse, aga on ka palju inimesed, kes nagu näivad näiliselt terved, pilt miski nagu ei näita, aga neil on ikka valu ja siis kuidas sa sellisele inimese selgitad, et mis su valu põhjus on. Et see on paras pähkel, aga tulebki natuke orienteeruda ja natukene nagu see nõuabki see töö nagu hästi palju nagu erinevaid teadmisi erinevates valdkondades, et siis kõiki inimesi saaks aidata. Ja siis selle seljavigastusega ka, et mul on olnud ta nii-öelda korduv, et et esimest korda, kui see juhtus, siis oli ka, et ma olin tegelikult kangi all ja ma tegingi kükki vist 100 kiloga ja siis ma läksin alla, siis ma tundsin, et käis kraks. Siis ma panin kiirelt selle kangi tagasi ja ma sain aru, et midagi läks. Ja siis ma läksin sõbranna juurde ja siis ütlesin talle ka, et ma pean vist kiirabisse minema, et ma tunnen, et mul hakkab juba kiirgama kuskile, et ma käin kiirelt pesus ära ja ostsin omale sealt tanklast veel snäkid kaasa, sest ma teadsin, mul läheb seal kaua. Ja nii-öelda seal, kui ma ennast registreerisin, siis ma tundsin ennast nii uhket, et küsiti, mis juhtus. Ma mingi, ma tegin 100 kiloga kükki. et see on isegi mu maksimum. Kas sul läks järgnevatel päevadel oluliselt hullemaks? Ja ma juba istusin seal, ooteaeg oli, ma ei tea, ma olin vähemalt 7 tundi, et ma olin väga õnnelik oma snäkkide üle ja ma istusin nii kaua, et ma ei saanud enam püsti. Ja sealt nagu, see valu oli nagu meeletu. Vigastustega tihtipeale ongi niimoodi, et sul on soe sees, et siis võib-olla tunned, et midagi nagu läks, aga see on nagu õige, et sa siis võib-olla hindad olukorda või vaatad natuke, et tavaliselt ongi see 24 tundi hiljem, kus sa nagu tajud seda päris valu, mis sul sellest vigastusest võib olla. Kuna ma ise töötan pärast operatsiooni vaata patsientidega, et siis neil tehakse ka nagu vigastus selle operatsiooniga, et siis esimene päev nad tihtipeale on nagu maru õnnelikud, saavad nagu liikuda, aga siis järgmine päev, kui nad on liikunud, siis neil on hullem, aga see on loomulik, sest vigastusega vaata 24-48 tundi hiljem muutubki nagu keha hästi tundlikuks ja kõik see vigastusega kaasnev põletiku kaskaad hakkab nagu pihta ja see on ülimalt tugevalt nagu valuga nagu seotud. Ja siis ongi nagu hea, et ma ennem räägin inimesele ära, et kuidas see vigastuse paranemine nagu välja näeb, sest muidu on niimoodi, et süüdistab mind, et sina panid mu liikuda, nüüd mul on hullem, tal oleks niikuinii hullem olnud. See siis võib öelda, et sinu vigastus oligi nagu tõesti nagu strukturaalne vigastus. Jaa, seal ei tundnud nagu nii-öelda midagi välja ka kiirabis, kui me tegime seal mingid pilte ja asju. Ja siis lihasega midagi seotud, sest röntgenpilt näitab ju ka ainult vaata luulisi struktuure. Et siis pidi mingi pehme kohe vigastus olema. Kui mingi sinikas või turse tekkis? Ei. Okei, et pigem siis sügavamal kuskil. Jaa. Ja mul oligi, et kui ma läksin koju, siis ma läksin seal pikali ja ootasin sõbrannat külla ja ma ei saanudki enam püsti. Et ma pidin ukse kella, ta lasi ukse alt kella ja kuna mul läks nii kaua aega, siis ta ütles, et ma ootan autos. Ja et ma
rullisin ennast maha, kus ma siis roomasin, tõmbasin ennast kätega, sest ma ei saanudki püsti. Et mul oli nii valus ja nagu, ma arvan, et seal mingid närvid jäid kuskile vahele ja mis nagu nii-öelda iganes, sest et läbi nutu ma tegin lõpuks selle ukse lahti ja mul kaduski nagu nii-öelda üks jalg alt ära, et ma ei saanudki nagu liikuma. Ja kui mul see teist korda juhtus, et inimene ju ei õpi ka oma vigadest, et siis oli hip thrustiga, et kus ma olin ka jälle, et proovisin seal, et üle 200 oli mul peal ja ma olin jälle nii uhke, et nii suured raskused, ohoho. Ja kui see uuesti juhtus, ma läksin ka, ma sain aru, et see on sama asi, ma läksin ostsin omale piima ja läksin kohe nii-öelda koju, kõik tabletid, kõik asjad võtsin endale nagu lähedale ja ma teadsin, et nüüd on nagu nii-öelda tuksis. Et aga siis mul oli nagu nii-öelda juba see teadmine, ma teadsin, et see läheb aina hullemaks, et ma ei arvanud, et mingi, et pole nii hull. Et ja siis ma hakkasin käimagi füsiode juures, et mis see nagu nii-öelda on ja miks ta nagu nii-öelda kogu aeg ka tegelikult tagasi tuleb. Ja tegelikkuses nagu ma hakkasin ka kartma ennast nagu liigutada, et kui see valu kadus ära, siis nagu, et kuidas jõusaali üldse tagasi minna. Sul on korduv kogemus, vaata, kus sa oled vigastanud, et see hirm võib olla osati isegi õigustatud. Yeah. Ja see mul käib tänase päevani tegelikult nagu nii-öelda kaasas, et kuigi ma tahaks öelda, et ma olen suhteliselt nüüd teadlik treenija ja et ma proovin ikkagi nagu nii-öelda hoida ennast ja et pigem nagu nii-öelda, et kogu aeg on tehnika õige, et savi need raskused. Aga et see nagu hirm on kogu aeg, et nagu, et ma ju mäletan seda nagu nii-öelda valu. Aga ma arvan, et sa ei ole ka üksi oma kogemusega, aga mul on täpselt samamoodi juhtunud treeningu käigus. Selline, et väike nõks käib ära ja järgmine päev enam voodist üles ei saa, et see on tegelikult väga levinud. Et kui me vaatame statistikat ka, et siis eluaja jooksul praktiliselt 89% inimesed ükskord saavad sellise ägeda seljavalu episoodi, et mõnel juhtub see raskust, aga mõnel juhtub ka lihtsalt niisama, et ma just vaatasin mingisugust TikToki selle kohta, kuidas oligi välja toodud, et 30+ inimesed siis kirjutasid, et kuidas nemad on vigastanud ennast, et magasin valesti, peale seda ei saanud enam umbes kaela liigutada, siis vaatasin liiga kiiresti selja taha, nagu mingid täiesti suvalised nii-öelda tegevused, et kuidas sa hindaks üldse tänapäeva inimeste nii-öelda tervist, just nagu nii-öelda kõik see nagu nii-öelda rüht, nutiaeg, istumine? No me teame statistiliselt, et inimesed ei ole võib-olla nii püsivalt kehaliselt aktiivsed, et skeletilihassüsteemi valud ja vigastused on pidevalt kasvustrendis, mis on väga kummaline, et kui me vaatame igal pool mujal nagu meditsiini arengut, et siis kui sa saad mingi südamehaiguse diagnoosi, kõrgvererõhu diagnoosi, et siis kui ravi läheb järjest nagu efektiivsemaks, et just kui inimeste eluiga, elukvaliteet ka haigusega koos elades nagu paraneb, aga skeletilihassüsteemi meditsiinis on meil täpselt vastupidine olukord, et ühe korra oled juba vigastanud, siis tõenäoliselt sa uuesti ennast vigastust suureneb. Ja seal on ka huvitav vaadata, et mis on selle nagu taga, et üheti võib seda öelda, et on see võib-olla siis inimeste järjest nagu elustiil, mis seda mõjutab, aga ka erinevad sellised uskumused võivad seda nagu mõjutada. Ma mäletan ühte ennast kõige mõjutavamat uuringut kunagi, kus üks Austraalia nii-öelda teadlaste grupp läks selliste inimeste sekka nagu neid uurima, kes elasid veel hõimudes ja hütikestes. Ehk neil ei olnud veel väga head ligipääsu meditsiinisüsteemile kui sellisele. Ja neid siis huvitas, et kui palju inimestel esineb sellist aeg-ajalt esinevat seljavalu ägenemisi, kroonilist seljavalu. Ja siis leidsid huvitaval kombel, et see on päris sage tegelikult, et iga 4-5 inimene kurtis seal nagu seljavalu. Kõikidest nendest inimestest, kes nad seal leidsid selle seljavaluga, nad suutsid ainult ühe leida, kellel valu tõttu jäi midagi tegemata. Et tal oli mingi siis nii-öelda puue tekkinud, miks ta ei saanud oma igapäeva või töötoimingutel enam hästi nagu osaleda. Ja kui me vaatame ajalukku ka tagasi, siis kuulsad USA presidendid, Napoleon, inimestel on seljad kogu aeg nagu valutanud või ägenenud, et see ei ole nagu midagi uut. Mis nad siis põnevalt leidsid, et nad kordasid sama uuringut siis samas piirkonnas 13 aastat hiljem, kus siis 90-ndatel oli toimunud väga suur linnastumine. Ehk siis need samad inimesed, keda nad uurisid,
siis nemad olid juba kolinud siis linnadesse elama ja linnades siis kõik spetsialistid on ka üheskoos ja inimesed, kellel on seljavalu, nad saavad käia füsioterapeudi, arsti, massöösiterapeudi, treeneri nagu vastuvõttudel näiteks oma seljaprobleemiga. Ja siis nad uurisid uuesti, et kui palju neil esineb seljavalu, et tegelikult nad ikka leidsid, et iga 4.–5. inimene, aga nüüd nad leidsid, et nendest seljavalututest juba pooltel oli tekkinud ka mingi kaasav puue. Ehk nad olid selle valu tõttu, oligi tekkinud mingi liikumishirm, mille tõttu nad olid hakanud vältima liikumist, aga kui sa väldid väga pikaajaliselt liikumist, näiteks ka seljakasutust, mis su seljaga juhtub, selja võimekus langeb veel ja seda raskem on nagu uuesti järje peale saada, et see puue võibki nagu välja kujuneda. Ja siis, mis on veel põnev, nad intervjueerisid neid inimesi, kellel see puue on ja siis nad küsisid nagu sellise küsimuse selle intervjuu käigus, et mis sina arvad, et on sinu seljavalu põhjuseks. Ja sealt koorus minu arust maru põnev asi välja, et inimene, kes esmakordselt oli oma seljavaluga käinud arsti vastuvõtul, siis arst tollel ajal hästi palju nagu usaldas seljavalu diagnoosimisel piltdiagnostikat, et siis ta justkui selgitas, et su selg valutab selle tõttu, et sul on mingi diskil mingi muutus näiteks seal pildi peal nagu näha või röntgenpildil mingi asi. Kui see patsient käis esimest korda füsioterapeudi vastuvõtul, ma ka füsioterapeut, et siis meie erialas oli tollel ajal hästi populaarne seljavalu selgitada läbi rühimuutuste, et siis nemad seal õppisid, et sul on kas üks õlg kõrgemal või selg liiga nõgus, selle tõttu sul selg valutab. Siis need, kes käisid näiteks treenerite juures, siis treenerid õpivad sellises mullis, nad õpivad hästi tugevalt nagu lihaseid, kas siis lihastasakaalu, erinevaid lihasjõude, et sealt nad õppisid, et selg valutab selle tõttu, et korseti lihased on näiteks nõrgad või süvalihased on nõrgad. Need, kes käisid massööride juures, massöör katsub hästi palju lihaseid, et sealt nad õppisid, et su lihastes on mingid sõlmed sees või midagi seal on tuksis. Et kes käisid ergonoomi juures, ergonoom selgitas, et sa tõstsid valesti või istusid valesti või ja nii edasi. Et mõistad, kuhu ma selle jutuga nagu jõuan, et just kui nende inimeste seas, kellel oli nagu puue püsima jäänud, nendel oli selgitatud seljavalu väga erineval viisil ja leitigi seda, et meil ei ole nagu mingit konsensust, et ja ma näen ka paljudest nendest patsientidest, kellel on nüüd valu püsima jäänud, nad on käinud erinevate spetsialistide vastuvõtul, nad tegelikult saavad selliseid nagu vihjeid juurde, mis nendega kehal nagu valesti on. Teinekord see nagu vihje võibki nagu inimest veel ära hirmutada mingi sellise julgema liikumise nagu ees. Ma ei tea, eriti kui ta veel kuskil manuaalteraapias käib ja öeldakse, et näiteks selg käib paigast ära, et kui sa mõtled, et selliselt mõtled oma nagu seljavalust, et midagi käib nagu paigast ära, et siis sul on järgmine kord väga raske nagu liikuma, äkki läheb uuesti paigast ära või äkki läheb, või ongi sul treener, kui on selgitanud läbi lihas nõrkusele, et mu selg on nõrk, ta ei talugi koormust ja siis hakkadki nagu vältima, et see nagu justkui kaevad seda auku nende uskumuste teel järjest nagu sügavale, millest on väga raske nagu välja saada. Me kutsume seda meditsiinis nocebo efektist, sest võib-olla kui oled kunagi kuulnud placebo efektist, et positiivsed nagu sellised vihjed annavad tegelikult ka väga palju siis valule leevendust ja inimesi julgustavad, et siis selline ka liigne teooria selle seljavalu ümber võib ka inimest ära hirmutada tulevases nii-öelda tegutsema hakkamisel. Minu arust on see nagu põnev uuring, mida nagu mõelda, et mis selle seljavalu põhjus siis nagu tegelikult on, kui meil on nii palju erinevaid teooriaid selle seljavalu ümber. No mina tunnen ennast väga ära, sest mulle on öeldud, et mul on lihased on nõrgad, et siis on seal, ma ei tea, tagareis ja tuhar on nõrk, et sellepärast siis on öeldud, et mul on diski välja sopistumine natukene, siis et ongi see lihaspinged ka, et see tuli massööri poolt, et seljasirgestaja on liiga pinges. Sa ei ole üksi. Seda on tegelikult väga paljudel inimestel, kellel selg on valutanud, nad saavad väga palju erinevaid teooriaid. Natukene nagu see võib tekitada ka inimestes sellist nagu usaldamatust. Kellel on siis nagu õigus, et kuidas ma nagu käituma peaksin. Et selle tõttu nagu tänapäeval nagu uuringud ja meditsiin nagu ütleb, et äkki me ei peakski nagu liigsete selliste nagu teguritega inimesti koormuma. Meil on selline nagu diagnoosi nagu selline, nagu kuidas öelda, näide, et kus me kutsumegi seljavalu nagu mittespetsiifiliseks, et me alati ei saa nagu täpselt põhjust öelda, et me nimetame seda mittespetsiifiliseks siis, kui me
oleme välja filtreerinud need olulised seljavalu põhjused, mis tõesti vajavad eraldi ravi. See ongi leitud mingi väga tugev, kas närvikahjustus, mingi sümptom, ka valu, selg võib valutada ka mingi, ma ei tea, vähi, kasvajate, kõige muu puhtal, et neid me nagu filtreerime välja neid patsiente, otsides selliseid punaseid lippe või sümptomeid, mis tõesti viitavad, et midagi tõsist on, aga need on üliharvad, et neid me tõesti näeme nagu üli vähe, aga patsiendil, kellel me ei leia neid, et siis me pigem võib-olla ei tahagi seda liigset uskumust veel mingisse kindlasse suunda nagu pookida, et siis me tihtipeale ütlemegi, et see on nagu mittespetsiifiline seljavalus, tähendab, et tõenäoliselt midagi tõsist ei ole, ta on ise paranev tegelikult aja jooksul ja paranemiseks olenemata nüüd selle algpõhjusest, mis ta seal on, tegelikult selline järk-järguline tegevustesse naasmine on oluline ja võib-olla siis ka, kui sa oled õppinud mingist varasemast, et noh, näiteks see raskus sellise koormusega tekitas sulle nagu vigastuse, et siis sa nagu ka sinna võib-olla väikse ettevaatusega naased või teed mingeid muudatusi oma treeningu ülesehituses, aga üritad ikka nagu naasta. Sina oled naasnud kükkide ja puusatõstete juurde, et vaatamata sellele, see on tegelikult väga hea, et sa oled nagu naasnud, ehk siis kuigi sul on negatiivne kogemus olnud sellega esialgu, sa oled naasnud, sa oled nagu võitu saanud sellest nagu võib-olla hirmust mõnevõrra. On paljud inimesed, kes kunagi ei naase, et ja see tekitab nagu ütleme, niisugust nagu tagantjärgi pikas perspektiivis väga suuri nagu probleeme, et mina just nagu haigla kontekstis näen ka neid inimesi, kes siis ongi hakanud vältima oma kehalist aktiivsust mingi negatiivse kogemuse tagajärjel, kui sa oled vaata väga pikalt inaktiivne või väga pikal nagu liikumishirmuga, et siis selle inaktiivsuse tõttu hakkavad juba teised tervisehädad nagu tekkima. Et kehaline aktiivsus ju mõjutab nii südame-veresoonkonna haiguseid, erinevaid metaboolseid sündroome, kehakaalu, kõike muud, ka vaimne tervis võib sellega nagu langeda, kui inimene enam kehaliselt aktiivne ei ole. Et nagu väga lihtne on sinna nagu auku jääda ja ma näen nagu ühe nagu ülesandena nagu füsioterapeudina, miks me nagu meditsiinisüsteemis saaksime väärtust nagu anda, ongi see, et füsioterapeut võiks olla see, kes aitab inimese sealt august nagu välja, et aitab kehalise aktiivsuse juurde tagasi. Et kui arstid justkui ühelt poolt üritavad nagu seda haigust ravida, kui on mingit haigust nagu ravida, et siis keegi peab aitama ka järje peale tagasi, et see võiks olla füsioterapeut ja treenerid võiksid olla need inimesed, kes hoiavadki siukse turvalise treeningmetoodika ja targalt inimesi nagu treenimas, et nad ei vajakski võib-olla mingi pikas perspektiivis nagu haiguse ravi, et üks ennetab, teine ravib, füsioterapeut on seal keskel, siis üritab uuesti nagu inimest tervise poole nügida. Ma nüüd nii palju mõtteid korraga, aga üks asi, mis minul oli, et kuna mul see üks pool oli nõrk, siis ma hakkasin raskusid ka nagu nii-öelda ühe poolega rohkem tõstma, et kui ma võtsin näiteks kettaid, ma võtsin ainult selle ühe poolega, et mu keha tegelikkuses nagu ma ei julgenud kasutada seda ühte poolt, see, mis oli nagu nii-öelda see, mis oli haiget saanud, või millal see valu oli ja et minul oli üks treener, kes nagu nii-öelda seda tähele pani ja ütles ka, et kui sa võtad raskust, võta 2 käega, nagu et kasuta kogu keha, et praegusel hetkel ka, et sa nagu nii-öelda kogu aeg teed ühte poolt tugevamaks ja seda nii-öelda nagu teist ei kasuta. Et ja algselt ma hakkasin tegema kükke nagu üldse pööga, see, et nagu tegelikult vaimselt üle saada sellest, et midagi juhtus ja see valu oli või nagu sellest traumast tegelikult. Lisab nagu turvatunnet sulle juurde, et aitab sul nagu järje peale saada. Ja siis ma olin, ma ainult selle vööga nagu nii-öelda, ma ei tea, magasin ka, et siis ta tõi jälle välja selle, et okei, aga nüüd me peaksime selle ära võtma, sellepärast, et teised lihased teevad jälle rohkem tööd, sa ei kasuta, et sul on nagu nii-öelda mingi tugi, aga et võtame nüüd kõik raskused maha ja hakkame sealt uuesti nagu nii-öelda kasvatama ja tugevdama. Sul on tark treener, tegelikult me peaksimegi, et tavaliselt pärast sellist vigastust või valu peaks nagu progressiooni ära määrama tegelikult inimese turvatunne, et me järjest võtame sul neid abikäsi või seda turvatunnet tekitavad asju vähemaks, et saada sind sellise julge liikumise juurde nagu tagasi. Et kui seda järk-järgult teha, et siis sa tegelikult saadki sinna, et kui sulle seda vööd näiteks mitte anda, et siis sul võib olla see samm väga suur, vaata, et sa ei saa nagu järje peale, et neid väikseid vahesamme on nagu vaja. Sellega, mis sa mainisid, et sul üks pool on nagu kehast nagu siis nõrgem olnud, sa oled järgi aitanud, et seal on jälle küsimus, et kas see on muna või kana.
et kui sul on mingi vigastus juhtunud, siis pärast vigastust kude jääbki nagu, või see piirkond jääbki nagu nõrgemaks, et see võis olla ka tagajärg sellele, et me ei saa alati öelda, et see võis ka algpõhjus olla, noh, ta võis mõnevõrra nagu olla, miks ta sealt nagu sul viga sai, aga me näeme ka, et pärast vigastusi kehapiirkond jääbki nagu nõrgemaks ja ta vajabki võib-olla siis järgi aitamist või konkreetselt selle piirkonna nagu treenimist, et kui sa ka rohkem kehapooli nagu võrdsustad, et siis see aitab nagu seda järgi nagu saada ka. Et alati on siin lihtne teha see loogika, et selle tõttu ma vigastasingi, sest mul oli üks kehapool näiteks nõrgem, aga see võis olla ka tagajärg, see ei pruugi olla nagu põhjus, vigastused juhtuvad ka teinekord lihtsalt sellepärast, et sa oled nagu aktiivne tegijal ikka juhtub, et me alati ei leia ka mingit konkreetset põhjust selle, miks ta taga on, sest me näeme, et inimesed võivad olla ka väga hea nagu lihasjõuga, lihasvõimekusega, aga nad saavad ikka vigastada või seljavalu episoode. Et siin üks selline mõttemudel, mida ma tihti treeneritele loon ette, sest treenerid vaata on hästi palju nagu lihastes kinni või sellest nagu seljavalu selgitamistest läbi nagu lihaste, et siis ma küsin nende käest, et miks on siis niimoodi, et kui mul on siin uuring, et siin on näiteks treenitud indiviidid, mingid atleedid, sportlased ja siis tavainimesed, kes nagu trenni ei tee, et kummal on paremad lihased sportlased, aga kui me vaatame ägeda seljavalu episoode, siis on tegelikult võrdselt mõlemal inimestel, nii sportlastel kui sellele, et kui sul oleks, et lihasjõud nagu ainult kaitseks, siis peaks sportlastel olema vähem ju seljavalu, aga alati ei ole. Et see nagu paneb nagu võib-olla natukene murrab seda mustrit, et me ainult strukturaalselt selgitame nagu seljavalu või läbi lihast, et pärast vigastusi kindlasti on mingi lihasvõimekuse langus, mida me järgi aitame, aga see võis olla ka vabalt tagajärg, et see ei pruuginud olla algpõhjus. Sest siiamaani tegelikult, ma käisin kunagi mingisugusel kehaanalüüsil ja siis öeldakse ikka, et nagu keha üks pool on nõrgem kui teine ja seal tuli välja, et mul on ühel jalal oli kas 1,5 kilo lihasmassi rohkem kui teisel. Okay. Kas see jäi 90% piiresse? Me üldjuhul näeme, et väiksed kehapoolte vahelised erinevused on täitsa isegi normaalsed. Me oleme niikuinii ühe dominantse käega, et see võib olla ka normaalne. Me ei saa ka alati öelda tegelikult, et see asümmeetria alati oleks problemaatiline. Me näeme näiteks, kui sa tead, kes Usain Bolt on, siis ta on maailma üks kiiremaid mehi. Ta on skoliootik, tal ei ole skelet sümmeetriline, tal on üks jalg lühem kui teine, tal on lampjalad. Isegi kui sa vaatad tema biomehaanilist analüüsi, siis ta ühe jalaga jookseb rohkem või teeb sammu nagu võimsamalt kui teisega. Et kuigi ta on asümmeetriline, ta tegelikult võistleb väga kõrgel tasemel. Et alati need asümmeetriad ei ennusta, need võivad olla ka kokkusattumus. Sest vaata, kui sul on nüüd seljavalu episood olnud, siis su aju on väga tark, ta otsib alati mingeid põhjuseid, mis võis olla selle nagu vigastuse algpõhjus. Et võib-olla kui sul varasemalt on hinnatud seda lihasmassi erinevust, sa mõtled, äkki see ongi see nagu asümmeetria. Aga see ei pruugi alati niimoodi olla. Et see võib olla ka täitsa kokkusattumus, sest kui me võtame tavapopulatsioonist, mida uuringud nagu meile näitavadki, nagu aitavad nagu seda mõttemustrit nagu muuta, ongi, et kui me võtame tavapopulatsioonist terved inimesed, kellel ei ole mitte midagi viga, neil ei ole seljavalu nagu olnud ja me näiteks teeme neile lihtsa mõõtmise, et röntgenpildil mõõdame jalgade pikkust, et üks jalg, kas on lühem või pikem, siis me leiame, et 90% tervetel inimestel on jalad natuke erineva pikkusega. Et see on pigem nagu normaalsus, pigem on nagu haruldane see, kui sa oled täiesti sümmeetriline. Et me peame arvestama ka, et me kehad ongi natukene asümmeetrilised, see võis olla pigem kokkusattumus, ta ei ole alati põhjus. Et on meil väga häid sportlased, kes teevad ka mingit asümmeetrilist spordiala läbi terve elu ja ei vigasta ennast. See ei pruugi ka ainus põhjus olla võib-olla vigastustele või valudele, et natuke tahakski sellest nagu liigstruktuursest nagu mustrist võib-olla lahti saada seljavalu selgitamistel, sest kui sa hakkad nagu teadusega proovile panema neid mustreid, et mis võis olla seljavalu põhjus, siis sa näed tihtipeale, et need strukturaalsed põhjused natukene nad ei ole enam nii loogilised, kui sa nagu vaatad neid teadusuuringuid juurde, mis selle nagu proovile panevad. Ja tegelikult see on minu meelest väga nagu nii-öelda õige tähelepanek, et meil on nii palju infot ja sealt, et ma otsingi alati seda põhjust, et mina ju ei ole süüdi, et see vigastus tuli, et mis see nagu nii-öelda põhjus on ja siis ongi, et ma lähen ühe juurde, ma lähen teise juurde, ma lähen kolmanda juurde ja kui kõik räägivad mul erinevat juttu, siis minul tekib ka küsimus, et aga kes siis valetab? Just. Et seda nagu nii-öelda, et tihti või
ongi, et seda infot on nii palju, see on nagu toitumise kohta, see on vaimse tervise kohta, see on nagu nii-öelda toitumise kohta on vist eriti veel Jah, palju jah, nagu, jah. aga ma ütlekski, et sa võid paralleele tuua, et nii nagu on toitumises nagu hästi palju erinevaid teooriaid, tegelikult skeletilihasüsteemi meditsiinis on neid teooriaid sama palju, Jah. et seal sa pead samamoodi nagu toitumises, sa pead väga noppima nagu ja välja need või prioritiseerima ka neid teadmisi ka oma peas, et mis on siis õige ja mis on mitte, tegelikult see on väga sarnane ka skeletilihasüsteemi meditsiiniga. Pluss nagu mis toimib ühele, ei toimi teisele. Et, aga millal on see, me oleme üldse nii-öelda eestlastena väga kannatajad, et millal on see valu siuke, et ma peaksin pöörduma üldse kuskile? Nagu ma mainisin, siis punased lipud tihtipeale need, mis viitavad sellele, et kuna tõesti valul võib olla mingi meditsiiniline põhjus. Üldjuhul ütleme, kui me jaotame neid punaseid lippe või anda siin nagu mingid märke, et kuna pöörduda, siis kui on mingi närvi kahjustusele viitavad tegurid. Närvid edastavad meil infot põhimõtteliselt, aju annab käskluse lihastele, et kui see käsklus enam ei läbi ja lihas enam ei tööta, sa tunned, sul on mingi nõrkus näiteks jalal nagu tekkinud, et siis see võib olla, kutsume seda pareesiks näiteks, ja närvid toovadki infot aju poole, et sa tunned puudutust põhimõtteliselt läbi nende retseptorite ja sa tunned, et mingi kehapiirkond on tuimaks jäänud, et enam justkui nagu info ei liigu, et võid näpistada, aga sa ei tunne mitte midagi, et see näitab ka, et midagi on seal maanteel see tee vahepeal katki läinud, et närv võib olla kahjustada saanud, et närvikahjustused võiksid siis nagu olla üks viide, et näiteks kui on seljavalu, see seljavalu kiirgub. Väga levinud on see, et seljavalu näiteks lööb kuskil nagu jalga või midagi sellist mööda see närvi, et siis see närv võib olla ärritunud, aga mitte kahjustunud, sest kui sa tunned, et sa saad oma jalga ikka liigutada, aga sul ei ole nagu mingit tunde erinevust, siis närv on terve, aga ta on ärritunud. Sul võib olla närvi lähedal mingi kude näiteks viga saanud ja iga vigastus, nagu me teame, et tekibki esialgu põletik, et see põletik on vajalik. Füsioloogiast me teame, et põletik ongi selle jaoks, et su keha parandaks või jõuaks nagu paranemiseni, et makrofaagid, õgirakud lähevad sinna viga saanud piirkonda ja aitavad ära siis süüa või ära puhastada selle koe, kõikidest kahjustunud koe nagu raku osadest. Aga see põletik on hästi tugevalt nagu valuga seotud, et see on see, miks ka valu tekib veidike hiljem pärast vigastust tihtipeale, sest põletik võtab natuke aega, et nagu tõusta. Ja kui sul on lihtsalt valu kiirgund, aga su närv on nagu terve, et kuigi ta kiirgub, vanasti oli nagu kiirgub valu punane lipp, tänapäeval me isegi ei ütle, et kui sul isegi lööb mingi sähvatus nagu jalga, siis on tegelikult üsna hea prognoosiga, kui sul tegelikult nagu kõik nagu töötab, et see võiks ka nagu siis panna mõtlema. See on jäsemete närvidega, ka näiteks närvid innerveerivad meie põie ja soolastiku tundlikkust, et kui sa tunned, et sa püksid teed täis niimoodi, et sa ei taju enam, et siis see viitab ka, et närv enam ei hoia, ei tööta, et see võiks ka olla, me kutsume seda ka sadula sündroomiks, et see koht, kus sa nagu istud sadula peale, et see on nagu kas nõelu täis või midagi sellist, et ei ole enam nii tundlik, et need võiks olla sellised strukturaalsed vigastused, millega tõesti tasuks nagu võib-olla arsti juurde pöörduda. Ja muud punased lipud on tihtipeale, peab olema mingi süsteemne asi ka juures, et oletame, et sul on mingi hiljutine seljaoperatsioon olnud ja siis sul pärast operatsiooni nädal hiljem see haav hakkab punetama ja sul tõuseb palavik. Et see palavik on mingi süsteemne nagu asi, mis võib viitata mingi, et midagi on nagu seal mustus sisse läinud või midagi sellist. Et siis selliste seljavaludega, kui sul on seljavalu pluss palavik näiteks või süsteemne häire, et see võiks nagu olla ka näide. Ka siis, kui sul näiteks valu on ka näiteks öösiti, sa ei leia ühtegi valuvaba nagu asendit, absoluutselt valuvaigisti üldse nagu ei tööta ja niimoodi juba väga pikka aega tekkinud või olnud ja kui sul on veel mingi süsteemne häire nagu mingi kaalukaotus või midagi sellist, et siis see võib olla ka mingi süsteemis on midagi, mis võib-olla viitab kas mingile kasvajale või midagi sellist, mis ei pruugi üldse olla, kui sul need sümptomid nagu on, aga need peaks nagu arsti juures ennem ära käima, et siis välistada need punased nagu lipud, need on asjad, millega tõesti minna. Ja vigastuste koha pealt ka võib-olla siis, kui tõesti on mingi väga, ma ei tea, patoloogiline seis või sul on mingid riskifaktorid. No näiteks toon näite,
tuli minu juurde üks vanem naisterahvas, kes käis minu juures trennis osteoporoosi tõttu. Osteoporoos on siis luu õrenemine. Me teeme ka selliseid harjutusi, mis siis luid koormaksid, et luud järgi nagu aidata. Ja siis ühel hetkel, kui ta tuli minu juurde, väljas oli libe, too aeg ta kukkus pepu peale ja ta tuli küll minu vastuvõtule, sest meil oli trenni aeg kokku lepitud, eks ju, aga tal tekkis selle kukkumise järgselt rindkere keskel uut moodi nagu valu. Et kuna ma tean, et tal on osteoporoos, tal on kukkumine, et siis tegelikult selle kukkumisega võis ju luuga midagi nagu juhtuda. Et kuigi tema ise oli väga tore nagu vanem naistel, teeme ikka ära, et nagu vanemad inimesed ikka vaata, et ei ole midagi hullu, mis ütlesid ta käest, et kannatame ära, et meil on kokku lepitud, teeme. Et siis see on olukord, kus ma hindan, et ei ole turvaline alustada, et on liiga palju selliseid punaseid lippe, mis vajaksid ennem nagu kontrolli, enne kui ma alustan tema näiteks harjutust on nagu tegemist. Et sellised näited on punastest lippudest. Aga need on tõesti üliharvad ja isegi kui nad on, isegi kui on pilt ära tehtud, et kas need tõesed on, tihtipeale sa leiad, et ei olegi seljavalul mingid nagu sellist strukturaalset põhjust, aga need on põhjused, kus tõesti minna. Kui sind huvitab ka, kes kuulab näiteks seljavaluga on hädas, siis seda infot ka, kus nagu seljavalust otsida, on väga hea ravijuhis Eestis, Sinu seljavalu. Seal on ka need samad asjad nagu välja toodud, et kuna pöörduda, kuna mitte pöörduda näiteks, et kuna sa tõenäoliselt paraned aja jooksul nagu iseseisvalt. Kindlasti mitte seljavalu lihtsalt guugeldada ja hakata lugema esimesi asju, sest neid teooriaid ja kõiki nagu hirmutavaid sõnumeid võib sealt isegi liiga palju tulla. Pigem siis minnagi sellise nagu teaduslikumad ravijuhiste teed, et kuna pöörduda, kuna mitte. Jah, samamoodi nagu, et kui paralleel tuua toitumisega, siis ma mingi, et vaata Eesti liikumistoitumissoovitused, et alustame näiteks, nagu sealt on ja, et kui sind kõnetab ja tahad rohkem teada saada. Aga läbi valu tegemine. Mis sa selle kohta arvad? Et mina olen ka suhteliselt ehe näide, et kui megavalus ei ole, siis natukene valus on okei. Et kas on? See sõltub väga palju vigastusest ja ka valu põhjustest. Kui me valule jaotaksime nagu 3 sellist nagu ämbrit looksime, et üks ongi siis mingid strukturaalsed, mingi ülekoormusvigastused, et siis kui palju sul läbi valu nagu võib liikuda ja nagu teha, et see sõltub väga palju sellest vigastuse paranemise nagu ajast. Esialgu sul niikuinii vaata esimesel päeval on nagu valus, aga näiteks kui ma oma tööst on näite, et siis pärast operatsiooni niikuinii on valus, aga pärast operatsiooni on oluline jalule kindlasti nagu saada. Siis kui sa oled vanem inimene ja sa ei saa esimeste päevade jooksul jalule, sul võib võimekus nii palju langeda, et sul on hiljem väga raske näiteks nagu saada. Ega trombirisk suureneb, kui inimene on inaktiivne. Tegelikult peame natuke läbi valu nagu liikuma. Ülekoormusvigastuste korral on ka leitud, näiteks ülekoormusvigastus sportlaste seas on väga levinud, kui mingi näiteks kõõlus mingi piirkond nagu valutab. Et üldjuhul uuringud näitavad, et kui sul on kerge valu, mis järgmiseks päevaks ei ägene, siis on hästi. Aga teinekord on ka niimoodi, et sul ei ole valu, aga järgmine päev ägeneb, et siis sa peadki nagu tagant järgi tegema tarkusega, et ma tean, et näiteks jooksin 10 kilomeetrit, järgmine päev oli kehvem näiteks põlvel. Siis jooksin järgmine kord 5 kilomeetrit, leian selle nagu koormuse, mis mul nagu ei ägesta, aga nõrk valu üldjuhul on seal lubatud. Siis närvivalud on sellised, mis kiirgavad tihtipeale. Võib-olla oled kunagi ulnaarnärvi ära löönud vastu tooliserva, et sa tunned, kui vastik on näiteks närvivalu või kui sul oli seljavalu episood, ega sul ei kiirgunud allapoole. Jah, just nagu siia ette ja põlve. Okei. Kui veel allapoole põlve ei läinud, et siis see võis ka mingi ümbritseva koega olla, nagu sealt ei pruugi alati ka närv olla, kuigi ta natuke nagu kiirgub, aga kui tõesti on mingi nagu närvi sähvatus või midagi sellist, siis need üldjuhul, kui sa närvi mõnitad, ta läheb hullemaks. et seal pigem on nagu targem leida selline valuvaba asend, et näiteks kui me räägime seljavalu kiirgumist, kõige tüüpilisem ongi istmiku närviga lööb nagu alla taha, et seal on siis tark näiteks valida sellised tegevused, mis ei nõua sul seda istmikunärvi ärritust. Näiteks kui sa mingit jõutõmmet teed, siis sul istmikunärv põhimõtteliselt on nii pingule tõmmatud, et see nagu ärritab, et igasugune ette kummardas nagu ärritab, et minu arust ei ole nagu tark seal seda edasi ärritada, et pigem tee näiteks puusatõsteid, kus su istmikunärv on lõõgastunud, sest sul on põlv kõver, ta ei ole nagu eriti pinge all, aga sa saad ikka nagu selga edasi erine, et leia mingi modifikatsioon või alternatiiv ja anna aega, et närv rahuneb ja lõpuks laseb sul nagu tagasi minna.
ja viimane ämber on siis krooniline valu, kus me võime öelda, et su keha on lihtsalt tundlik, aga tal ei pruugi olla mingit nagu reaalset nagu vigastust. Üldjuhul kroonilise valu korral on luba teha läbi nagu inimese enda talutava nagu valu. Ka paljud inimesed, kellel on mingi pikaajaline nagu valusündroom, võtame kõige ekstreemsema näite, näiteks fibromüalgia. Et see on selline, ütleme, haigus või nagu valusündroom, kus kogu keha nagu valutab. Kui sul kogu aeg midagi valutab, sa tead, kui väsitav see on, et nad on tõesti, neil on ka suur nagu väsimus nagu sees, et kuigi sul valutab kogu aeg, mul võib patsient tulla vastu, et ma ütlen, mul on kogu aeg 6 palli näiteks 10 valu, et see on üle keskmise nagu valu, et siis mina mõtleks, et et ma ei tee siis temaga nagu, et ma ei tohi midagi teha. Et tegelikult võib, et kui see on ainult krooniline valu, su keha on terve, su lihtsalt keha on hästi tundlik igasuguste nagu nende sees. Ja isegi kui treeninguga su nagu valu tõuseb näiteks 8 palli 10 ja tuleb alati sinna 6 palli 10, mis sul algtase oli nagu tagasi, siis see on okei. Ja tihtipeale see teadmine või roheli tule andmine kroonilise valutajale, et sa võid läbi valu nagu teha, tegelikult liikuda ja see on vajalik sinu üldisele tervisele ka, on krooniliste valutajateks väga nagu võimestav. Tihtipeale kardavad, vaata, kui sul on valus, sa ei julge liikuda. Aga kui nad mõistavad ka, et kroonilise valu korral tihtipeale keha on terve, aga lihtsalt su keha on tundlik igasuguste ärrituste ja stiimulite nagu suhtes, et siis vaatamata sellele, et sa liigud läbi valu, midagi ei juhtu su kehaga. Su tegelikult keha isegi parandab oma tervist ja kui sa saavutad nagu regulaarse sellise liikumisharjumuse, siis sa nagu treenidki nagu oma keha vähem tundlikumaks ja siis võib-olla hakkab see baasvalu ka nagu vähendama. Et pikaajalisel liikumisel on nagu positiivsed toimed ka väga ekstreemsetele krooniliste valu nagu sündroomidele. Ja niikuinii isegi sul valuga nagu elad, siis liikumine on oluline ka üldise tervise jaoks. Et nagu ma ütlesin, et kroonilised valutajad, nendega on tihtipeale see, et nad ei saa midagi nagu teha, aktiivne olla ja siis hakkavad teised haigused tulema. Et sa tegelikult peaksid mingi alternatiivi leidma nagu liikumiseks. Kui sa ei saa ühte tegevust teha, leia mingi teine tegevus, mida sa teha saad. Et kui ei saa joosta, proovi ratast sõita. Et pigem modifitseeri ära nagu väldi täielikult liikumise. Pikaajaline liikumise vältimine ei ole kasulik. Ja kui vajad abi, siis tegelikult tark treener, füsioterapeut saab ju selle osas inimesi aidata. Et mõni inimene vajabki individuaalsemat lähenemist. Et sellised universaalsed soovitused kõigile ei sobi ka. Ja sa puudutasidki tegelikult nii paljusid teemasid, et ma olen viimase aasta jooksul käinud 3 operatsioonil ja need on olnud iluoperatsioonid, et nahalõikused ja siis seal on ka alati olnud see, et järgmisel päeval tuleb hakata kõndima. Et ja et kui sul ongi näiteks, ma ei tea, et käisingi õlaplastikal ehk siis kätte nahka lõikamas, et siis et sul on põhimõtteliselt küünarnukist siia kaenlaauku välja on nagu just õmmeldud ja siis saad mingi ma jalutama. et see tundub nagu et seda ei tohiks nagu teha. Peab just tegema, sest muidu tõesti iga operatsioon on ikka nagu sekkumine, mis tegelikult on riskidega ja need riske tihtipeale aitab vähendada see, et sa varakult hakkad uuesti olema. Ja mina nagu tundsin isegi, et nagu, kuna ma olengi nüüd nagu professionaal nagu taastumisel, et siis, et kui sa liigud, sul lähebki nagu iga päevaga kergemaks, et isegi nagu et see nagu väike ebamugavus, et nagu see hirm on alati nagu nii palju suurem, et ta nagu kaaperdab selle mõtlemisvõime, et aga et nagu, et see ei pea minema nagu retkele või ma ei pea minema mingi mägedesse, Eestis õnneks pole ka, aga et ma arvan, muidu ma oleks läinud, aga et see tundub nii ebaloogiline algus, et kuidas ma liigun, mul on ju valus, eks ju. Ma olin eile opi laual, magasin seal nii mõnna, et nagu, et nüüd ma panengi mingi spordiriided selga ja siis lähen jalutama. See on mu igapäevane töö, vaata, pärast toppe aidata inimene uuesti liikuma. Selgitada seda, et sa pead tegelikult. Ja mis nagu minu jaoks ongi olnud nagu kõikide nagu operatsioonide kõige keerulisem osa, see vaimne pool. Et kui ma olen harjunud käima trennis, ma käin igapäevaselt ja nüüd ma järsku ei saa. Ja et esiteks minu rutiin muutub, pluss, et ma olen harjunud käima jõusaalis, ma olen harjunud käima boksis, jooksmas, padelis. See on su vaimse tervise vitamiin ja põhimõtteliselt, mida sa ei saa enam teha. Et nagu peale käte operatsiooni ma
olingi täiesti nagu langesingi depressiooni selle pärast, et kuna ma ei saanud nagu ühtegi oma seda, nagu ma sain ainult jalutamas käia, aga ma ei saanud boksida, ma ei saanud nagu nii-öelda ülakeha ju midagi teha, ei jõusaalis ega nagu padelit mängida. Et see oli minu jaoks nagu nii keeruline ja et inimesed on praeguse hetkel ka, et mu nii-öelda soov, et mis teemat ma nagu nii-öelda puudutaksin ongi, et kuidas tulla toime vigastustega. Et noh, mina selles mõttes ma teadsin, et need asjad nagu nii-öelda juhtuvad, et ma ise ju nii-öelda, ma ei tea, panin oma laja ja nagu nii-öelda maksin selle eest. Aga et kui sul juhtubki mingisugune vigastus, et kuidas toime tulla sellega? Leia hea füsioterapeut, vaata, kui sa oled üksi ka oma selle ja sa ei tea, kuidas sellega nagu toimetada, et siis tegelikult sul on raskem seda toime tulla. Et seda ma näengi nagu oma eriala nagu väärtust. Me just olemegi nagu vigastuse taastumisele nagu keskendunud. Et kui sul on keegi spetsialist, kes nagu selgitab ära, et näiteks kui sa, ma ei tea, jalg on pärast turses pärast operatsiooni, et sa muretsed, kas ma pean nagu võitlema sellega, keegi ütleb sulle, et ta peabki turses olema. Et see näitab, et su immuunsüsteem lihtsalt töötab, eks ju, et see on nagu hea näitaja, et su kõik nagu keha reageerib nagu normaalselt, et valideerib neid loomuliku valu või turse nagu kogemusi, eks ju. Pluss siis annab sulle mingi plaani, et mida sa nüüd edasi pead tegema, et mis on see järk-järguline nagu samm-sammuline nagu süsteemne lähenemine, et sa saaksid näiteks uuesti boksitrenni minna või uuesti jooksma nagu tagasi, et see annab nagu mingi kindlustunde või et sa tead, mis sammud sa pead võtma. Kui sul seda ei ole, et siis sul ongi nagu ebakindlus tihtipeale nagu selle tuleviku ees, kuidas, kõike muud. Ja see tegelikult pigem koormab veel rohkem, et selline võib-olla hea plaan, hea spetsialistiga koos võikski nagu aidata võib-olla seda murekoormat nagu vähendada. Ja siis tuleb ka mingi alternatiiv lihtsalt leida. Et meil siin on ka paljud tippsportlastega, vaatas tippsportlased on eriti. Su keha on sinu tööriist, vaata, ja sinu sissetuleku allikas nagu ka tihtipeale. Neid veel eriti mõjutab, et kui mingi vigastus on nagu juhtunud, kui palju see nagu mõjutab tema tulevikku, et ta on täiesti ebakindel nagu tulevikku nagu ees, et siis nemad eriti vajavad väga konkreetset plaani ja siis tihtipeale, kui see plaan on antud, et siis juba see murekoorem nagu natukene väheneb ja ta teab, mida nagu tegema hakata, et sellised nagu väga mustvalged lähenemised ei tööta ja see ongi, vajub nagu eraldi nagu spetsialisti või füsioterapeut tihtipeale juurde, sest arsti ülesanne annab sulle lihtsalt see, et ära näiteks 2 kuud midagi tee. Eks ju, ja siis võid tegema hakata, aga sa näed, et sa ei saa, sest su 2 kuuga on juba võimekus nagu nii palju nagu langenud, eks ju, et see ei ole arsti nagu ülesanne, et tema ülesanne on see operatsioon võimalikult nagu hästi teha, et seal olekski just see füsioterapeudi roll, et kui palju sa tegelikult teha võid või kuidas sa saad nagu sinna nagu juurde, et see, ma arvan, aitaks paremini sellega toime tulla. Ja minul näiteks oligi, et kõige esimene operatsioon oli see kätenahalõikus ja siis ma käisin sisereeplastikal ja siis ma hakkasin käima lõpuks ka füsio juures, et kõigepealt nagu nii-öelda, et nende armidega tegeleda, et need oleks elastsed ja kõik see, et ma isegi ei tea, mul oli see info kogu aeg olemas, et ma peaksin tegelikult nagu nii-öelda ka peale esimest operatsiooni, et ma oleks pidanud seda tegema, aga ma ei teinud. Ja jalgadega ma kuidagi nagu läksin ja ma sain kohe, esiteks ongi see kindlustunne, et ma käisin kohe uurima ka, et kui palju ma võin jalutada, et nagu kui palju on okei, et ma tean, et ma kipun nagu nii-öelda üle pahmima väga palju. See on aruldus, tavaliselt inimesed teevad vähem, et sa oled siis see, kes just tahab üle teha põhimõtteliselt. Kui ma käisin nagu aastaid tagasi, et mu esimene operatsioon oli kõhuplastika, siis mina hakkasin nii kiirelt tegema, et mul tuli õmblus lahti. Et ma olen väga aktivist ja see ka ei heidutanud mind, et ma tegin kõhulihaseid umbes nagu nii-öelda peale. Et saatsid pildi, et kas on okei, et ma näen, et sealt seest on kõik valge või? Ja mingi aga ära nagu nii-öelda, et rahulikult ole. Et siuksed okei, et kui nagu nendesse õmblustesse tekivad augud, et siis ma ehmatan ka ära ja siis ma võin natuke tagasi tõmmata. Aga et nagu, mind peabki hästi palju nagu pidurdama, aga et minu füsio et kui ma lõpuks nagu nii-öelda käisin nii-öelda 3. op oli siis mul rinnaoperatsioon, et siis ta ütles mulle nagu kohe välja, et nagu nii-öelda okei, nüüd sa võid hakata treppi tegema, nüüd sa võid teha nagu nii-öelda käsi kasutada, et ja mul oli kogu aeg see nagu nii-öelda, et 1 nädal veel ja see aitas vaimselt nii palju nagu nii-öelda rohkem nagu olla paremas kohas.
seda on hea kuulda nagu sinu kogemust. Ma vaatan nagu uuringuid selle nagu alal või ma näen hästi varajases etapis tihtipeale patsient, et ma seda hilisemat etappi ei kuule, et seda on nii hea kuulda, et sul on nagu positiivne kogemus ja nii peakski olema. Ja, et ja noh, et tänaseks päevaks, et kui mul on võimalus, ma alati räägin kõigile ka, et nagu teil on vaja kedagi, et isegi kui see nagu nii-öelda tundub umbes mingi rinnaoperatsioon, et see nagu füsio ei käi sinna kõrvale isegi, et aga kõik see nagu nii-öelda, et esiteks algselt see mingi mudimine ja kõik nagu siuksed asjad on ja see lümfimassaaž ja siis nagu et väga paljud, kes omale rinnad tegelikult panevad ka, nemad on trenni inimesed, kes nagu nii-öelda tahavad naasta, et mina peale rinnaoperatsiooni käisingi 3 korda nädalas käisin treeneriga alakeha tegemas, et me jälgiksime väga tugevalt, et ma ei tohi midagi nagu nii-öelda tõsta ja et ma teeksin nagu nii-öelda õigeid harjutusi, siis ta tegi mulle nagu nii-öelda kava selle järgi, kohe kui ma võisin hakata nagu ülakeha kasutama, siis ka me võtsime nagu nii-öelda kõik päevad ilusti läbi, muutsime mu kava ja nüüd nagu, et mingeid harjutusi ei tohi teha veel 6 kuud, et siis ja mingeid asju ma juba võin teha, aga mul on ebamugav. Ehk siis nagu, et seda me timmime ka nagu nii-öelda koos paika, aga et kui ma teeksin seda kõike üksinda, siis kohe, kui ma tunnen, et veits on ebamugav, siis ma ei tohi teha. Et see on ju nagu nii-öelda see oht. Sul on vedanud, tundub, et su jutust, et su treener on väga tark, et võtabki neid operatsiooni järgseid piiranguid arvesse ja leiab alternatiive harjutustele. Paljusi asju ju saab teha, et isegi kui sa ma ei tea, ülakeha või treenida, alakeha võid ikka treenida. Pigem tee seda ja see aitab ka vaimselt paremini toimida. Ja, et eriti kui sa oled veel nagu harjunud, et kui sa oled üldse aktiivne inimene, siis minu jaoks kõige nagu nii-öelda hullem asi, mis saab juhtuda, on see, et sa võtad ära minult nagu nii-öelda liikumise. Et ja kui sul ongi olnud nagu ka need seljavigastused, kus sa ei saa nagu, ma ei tea, kõndida, sa ei saa püsti seista, et see on minu jaoks nagu kõige hirmsam asi, mis üldse juhtuda saab. Su keha on sinu jaoks oluline, vaata, ta on ka sinu tööriist, et sa pead sellest lugu. Mul on ka hästi palju selliseid inimesi, kes muidu ei liigu, ei ole aktiivsed, aga nüüd pärast operatsiooni või seda nad tegelikult peavad oma aktiivsust tõstma, et see on teistmoodi nagu barjäär või mure minu jaoks, vaata, et sinuga on selles suhtes, et peab pidurdama ja andma nagu tee, et sa oled nagu tugevalt motiveeritud seda tegema, aga siis ma pean inimese, kes on varasemalt inaktiivne olnud, saama aktiivseks, et ta peab oma elu täielikult nagu muutma põhimõtteliselt, et see on ka paras pähkel, kuidas seda teha. Selle kohta nüüd on mul lahe lugu. Ma kohtusin ühe ratastoolis oleva nii-öelda noormehega ja ta jagas nagu nii-öelda enda lugu, et oligi siuke, kes nädalavahetusel kogu aeg jõi, ta ei teinud sporti mitte midagi, et oli väga nagu ebatervisliku nii-öelda elustiiliga ja peale õnnetuse tagajärgi jäigi ratastooli ja siis leidis tema jaoks nagu spordi, et ta mängib tennist ja kas äkki oli korvpalli ja et nüüd ta nagu igapäevane nagu nii-öelda tegevus on see, et ta läheb, käib ja nagu nii-öelda teeb, et tema ütleski, et ta elu muutus tegelikult nagu nii palju positiivsemaks ja nagu paremaks peale nii crazy't elu muutust nagu. Väga äge, et sa selle välja tood. Tihtipeale valu on inimeste jaoks ka väga motiveeriv. Et ma näen, et kui inimene tuleb mingi nagu valuga, et siis tihtipeale ta saab juba ise ka aru, et kas minu elustiil või see on viinud mingi valu või mingi võimekuse lähenemine. Ja see valu on väga tugev motivaator siis muutma oma elustiili ka. Tema puhul oli see nagu tõsisem vigastus, aga teinekord ka väiksemad valud, et minu arust seda võiks nagu väga targalt nagu ära kasutada, et seda motivatsioonilainet, mis sul on, et saada järje peale ja hakata uuesti aktiivsem olema, enne kui sa lihtsalt ootad, et midagi nagu juhtuks, et see on hea näide. Ja sest minu tippkaal oli 130 kilo ja siis mina tundsin, et ma olen oma kehas kinni ja ma olen nagu kogu aeg olnud nii-öelda sportlase hingega või nagu, et ma olen unistanud sellest, et ma saan joosta ja et ma saaksin teha igast erinevaid nagu nii-öelda sporte nii, et mul ei ole ebamugav. Kas sinu kaalulangetus nagu teekonda alustas ka mingi konkreetne sündmus või lihtsalt sul oli villand või oli sul ka mingi valu tekkis, miks sa said aru, et nüüd on nagu... Ei, valu, hingeline valu pigem. Okay. Aga et et mul tekkiski väga tugev nagu nii-öelda vihkamine enda nagu peegelpildi osas. Et ja et
isegi nagu nii-öelda suures ülekaalus, ma kogu aeg nagu nii-öelda pusisin ja ma käisin trennis. Et ja noh, tänaseks päevaks, kui inimesed küsivad ka, et nagu, kuidas sa viitsid kogu aeg nagu midagi teha, siis ma ütlen, et nagu jooksmine minu meelest iga kord on ebamugav, et ta nagu pingutus. Aga et ma mõtlengi selle peale, et nagu mu unistus oli joosta nagu Pirita promenaadil nagu mingi sporditopiga nagu Russalkani ja tagasi. Ja kui ma esimest korda seda jooksin ja ma jaksasin ilma, et mul oleks veremaitse suus, ma lihtsalt nutsin ja ma olin nagu mingi oh my god. Et see, miks mina üldse nagu nii-öelda jooksen, ongi nagu nii lihtne põhjus on see, et sest ma saan. Sest mul on see võimalus. Sa nii hästi kirjeldad neid kehalise aktiivsuse kasutegureid. Sa tundsid nagu seda nagu puudujääk ja nüüd sa saad ja kirjeldad seda ka nii hästi. Ma loodan, et su jutt saab ka motiveerivaks mõnemale, kes võib-olla veel nii aktiivne nagu ei ole. Et tegelikult see on maru võimas tunne, et see esialgne ebamugavustunne, vaata, mis sa saad jooksmisega, kui sul on nagu raske joosta. Tihti panebki inimese mõtlema või sul näiteks, kui sul on mingi käid esimest korda trennis, vaata, sul on järgmine päev lihased valusad. Et siis see mõne algaja jaoks olla selline, et noh, pole kasulik, ma ei taha enam teha. Aga tegelikult, kui sa jätkad sellega ja hoiad nagu mingi rutiini, et siis ka uuringute ja inimeste kogemuste pealt me tegelikult näeme, et see kaif, mis sa saad aktiivsusest ja sellest oma keha liigutamisest, see on lihtsalt üle prahi, nagu üle kõige tegelikult, et see on väärt seda ebamugavustunnet esialgu. Ja noh, et pluss minu meelest on hästi oluline see, et kõik leiaks selle, mis neile meeldib. Et kõik ei pea käima nagu nii-öelda 100 erinevas kohas või nagu nii-öelda, ma ei tea, ma vihkan crossfiti, see on nagu kõige kohutavam asi üldse. Nagu. Okei, on ka oma kehalist aktiivsust tegelikult ajas muuta. Ma näiteks näen oma naise pealt, ta on esialgu tegi crossfiti, siis vahepeal tegi, ma ei tea, enne seda tegi veel pilatest, siis nüüd sõidab ratast, nüüd käib jõusaalis, et tegelikult ka eluetapi või vaata meie nagu ümbritsev keskkond, et kui sa oled ainult crossfitidega koos, lõpuks sa lähedki sinna crossfiti, et see tegelikult kujundab ja on okei ka nagu vahetada neid, et mis sulle meeldib või oma arvamust nagu muuta. Sest noh, mingi hetkel, kui padel nii-öelda Eestisse tuli, siis ma käisin konkreetselt vahepeal 3 korda päevas padelit mängimas. Siis meeldis. Ja, sest see oli nii põnev, see oli nii lahe, see oli nii nagu uus ja nagu nüüd ma keskendun rohkem nagu nii-öelda jõusaalile ja vahepeal ma nagu nii-öelda keskendusin ülipalju jooksmisele ja minu meelest on ka nagu see oluline, et sa teed neid asju, mis sulle meeldib, aga et sa kogu aeg leiad mingisuguse füüsilise aktiivsuse, et mis nagu nii-öelda toetab su vaimset tervist ja füüsilist tervist või nagu see ennetus, et meil ei pea midagi nagu nii-öelda juhtuma selleks, et me teeksime mingisugust muudatust. Et miks me sööme hästi ja miks me liigume, on see, et me võimalikult kaua elaks vigastuste vaba ja valuvaba elu on ju. Et see võiks olla nagu meil see eesmärk. See võiks normaalsus olla, et iga endast lugupidav inimene võiks nagu seda nagu teha. Selle jaoks need kehalise aktiivsuse soovitused nagu on ka kõigile tegelikult antud. Siin meeldivuse juures tõid ka veel, mis on olulised nagu kehalise aktiivsuse nagu siis alustamisel on ka kättesaadavus ja oskused tihtipeale, et paljud algajad, kui nad ei oska mingid jõusaali harjutused, see võib ka neil barjääriks tulla. Kättesaadavus samamoodi, et kui sul ei ole nagu ligipääsu millegile, et siis on ka raske. Mind ennast megalt ajab nagu närvi, kui mingi patsient tuleb mingi liigesvaluga, tal on soovitatud ujuma minna näiteks, sest see on kõige nagu safe, mida anda, aga inimene ei oska ujuda. Esimest korda nagu see siis tema nagu lähim või see bassein, kus ta saab nagu minna mingi 50 kilomeetri kaugusel, see maksab, ta on pensionär, pole raha ja esiteks talle ei meeldi üldse ujuda, ta pole varem nagu ujunud ja ta on korra veel kukkunud ka basseinis, mis tõttu tal on negatiivne kogemus. Et põhimõtteliselt, kui sa nagu ei võta individuaalseid nagu eripärasi või neid oskusi kättesaada meeldivust nagu arvesse, siis on väga raske jõuda sinna kehalise aktiivsuseni, et pigem vaatagi inimesele nagu ja küsi tema käest, et mis sulle meeldib, millega sul on ligipääs, millega sa tunned ennast nagu turvaliselt. Kui sa ei tunne turvaliselt, siis treener saab ju aidata, vaata oskused anda. Võimalik, et sa pead lihtsalt ka sõpradega rääkima, millega nemad tegelevad ja leidma siis koos leida mingi aktiivne liikumisvorm. Et liikumiseks on meil nii palju nüüd juba ligipääsu ja variatsiooni, et iga inimene peakski leidma endale see, mis talle meeldib ja sobib. Ja pluss minu meelest koroona näitas ka seda, et isegi kui nii-öelda võimalusi ei ole, siis nagu me leidsime need võimalused. Kõik läksid metsa nagu lihtsalt. Kõik olid
täiesti nagu, mulle meeldib vaata ka aeg-ajalt matkarajades käia, nagu see oli lihtsalt täis oli. Matkarajad, kõik olid metsas. Kõik rabad olid täis. Neil oli aega ka, vaata, see näitab tegelikult, et kui sa tööl ei pea käima, inimesed tegelikult on aktiivsed, paljud inimesed ütlevad, neil ei ole aega, me saame täitsa aru, et teinekord ajapuudus mõjutab ka inimesi, miks nad ei saa aktiivsed olla. Ma siin alati enne jõule vaatan, kuidas treener ütles, et jõulud on nautimise aeg, toituge nii, kuidas tahad, on okei, kui paar trenni vahele jääb. Mul on just see, et mul on nagu töö nii stressirohke ja nagu ajamahuks, et ma siis ei jõua. Jõulud on minu jaoks see, kus ma just tahan nagu tervislikult toituda, trennis käia üle pika aja, eks ju, ma saan. Mulle antakse võimalus, siis ma nagu lähen. Mul on täpselt vastupidi. Minul on ka nagu nii-öelda tööd praegu nagu jõulude ajal palju rohkem just sellepärast, et nagu, et inimesed on valmis nüüd nagu, et enne uut aastat kiirelt ennast nagu nii-öelda kokku võtta või et nagu nii-öelda mingisugused teadmised saada ja et nagu, et uus aasta on nii nagu lähedal, et siis tuleb see uus mina, siis ma hakkan uue eluga pihta, uus toitumine, uued trennid, kõik asjad on samamoodi jõusaalid on nagu aasta alguses väga nagu nii-öelda. Kuu aega ootad, siis enam ei ole. Ja saad jälle rahulikult käia, sa vaat jälle, mis kellaajal. Aga mis sa ütleksid, et mis on nagu, see küsimus oli mul ka krõksutamise kohta, et kui nagu nii-öelda tõmmatakse neid sõrmi ja kaela igatepidi, et kas see on müüt, et see nagu nii-öelda vanas peas maksab sulle kätte, et siis sul on liigesed nagu nii-öelda, ma ei tea, mis nendega kõik juhtub. Kõige lähem katse, mida on nagu üritatud sellega teha, üks arst otsustas, et ta ainult ragistab oma ühe käesõrmi. Ainult nagu igapäevaselt mitukümmend nii-öelda korda, aga teisel käel ei ragista. Et ta justkui tekitab selle kavitatsiooni, mis on nagu liigese sees rõhumuutus, mis vastutab selle nagu heli eest. Ja ta siis tegi röntgenpilte läbi aastate, vaatas, et kas nüüd see raksutamine kuidagi mõjutab liigese tervist, midagi sellist, kui sa kogu aeg nagu raksutad. Ei. Köki-möki. See võib olla peotrikk. Ja, et pigem see nagu liigesele on suhteliselt nagu köki-möki. See tegelikult, kui sa tead ka need mehhanisme, miks tekib, et paljud inimesed arvavad, et midagi läheb paika. Ei. Röntgenpildid enne ja pärast manipulatsioon on tegelikult täpselt samamoodi. See tekib lihtsalt liigese sisese rõhumuutusega. See on meil kõige nagu tüüpilisem teooria. Täpselt nagu sa nätsu mulli puhud ja siis see katki läheb, siis käib heli pauk, eks ju. Täpselt liigese sees on natukene viskoossemas või tihedamas nagu kohas on liigesvõide vedelik ja selle rõhk muutub, siis tegelikult käib seal raksatus. Ja kui seda nagu kiiresti seal liiges piiri peal nagu teha, et siis tegelikult siis see raksatus tekitab mingi heli, ka vallanduvad sellega teatud sellised nagu võib-olla ained või kui inimesel on mingi raskus, mingi liigutuse ulatus ära käia, siis kiiresti selle ära käia, et siis nagu pehmem nagu see ümbritsev nagu piirkond. Et ta nagu lühiajaliselt valu vastu võib aidata, aga ta ei korrigeeri või ei pane midagi paika lülis. Et see on ka üks asi, mida inimesed tihtipeale arvavad, et need manipulatsioonid nagu joondavad selga. Ei, see on täiesti müüt. Et seda ei juhtu. See oleks ebareaalne. Mõtle, kui sul selg käiks lihtsalt paigast ära nagu Lego klotsid, eks ju. Et see ei ole anatoomiliselt või loogiline või korrektne. Aga nad ikka aitavad nagu leevendada valu, et selles suhtes nad ei ole ka otseselt kahjulikud. Kas saab ka üle teha? Võib-olla saab. Pigem ma näen, et näiteks igasuguste manipulatsioonides käimisega väga regulaarsega pigem selle nagu kasutegurid on võib-olla tihtipeale üle puhutud, et see ei ole võib-olla vajalik. Pigem see kahju on rahakotile, sest mul on tõesti olnud ka selliseid inimesi, vaata, kui sa oled krooniliste valudega inimestega töötanud, kes räägivad, nad on 10 000 eurodes maksnud selle jaoks, et tema selga joondatakse või ta püsiks nagu terve. See on bullshit, see on nagu ebaeetiline nagu inimese nagu valude ära kasutamine selle jaoks, et sellist uskumust ei tohiks kuskilt nagu enam läbi tulla. Selle tõttu on oluline sellest nagu rääkida ka. Ja. Aga mis on üldse siuksed mingid müüdid, millega sa oled kõige rohkem kokku puutunud? Paljud inimesed arvavad ka, et me alati saame, ma ei tea, MRT pildi pealt näiteks mingi valu põhjuse leida. Ei, meil on, kui võtame terved inimesed, paneme MRT uuringusse, me leiame ka, et neil on diskis mingid muutused.
Me pigem selgitame neid nagu kortsud näos, kui vanusega tekivad. Vanusega võib tekkida ka keha seespool mingeid muutuseid, aga need ei ole alati nagu sellise ägeda valu põhjuseks. Ma saan aru sellest emotsionaalsest valust, kui sa näed esimese kortsa, on ju. Aga keha ka nagu vananeb seespoolt, need ei ole alati tugevas korrelatsioonis näiteks valuga, et selle tõttu ka me ei saa, ja miks arsti taha ka ei tihti peale MRT pilti nagu saata, et see ei anna meile tegelikult nii palju väärtust, kui me isegi arvaksime, et jätame need uuringud ainult nendele inimestele, kes tõesti, neil on mingid sellised sümptomid, mis viitaksid, et nüüd on vaja midagi nagu uurida, nagu ma rääkisin nendest punastest lippudest näiteks. Siis rühi teema on väga sees. Et vanasti ka, ma ei tea, naised eriti vist neid veel süüdistatud, et neil on kogu aeg nõgus selg. Miks see tekkis? See tekkis selle tõttu, et need lülisamba mudelid, need on kõik meeste lülisamba järgi tehtud, et meestel on natuke lamedam selg ja siis kõiki naistega võrreldes on naistel nagu nõgusam selg ja siis ütleda, su selg valutab selle tõttu, et su selg on nõgus. Ei ole, et tegelikult nõgus selgsus, me näeme, et enamikel valuvabadel inimestel on nõgusad seljad, et see ei ole normaalne, eriti naised. Naistel see on nagu sooline eripära, et ongi naistel tihtipeale 1 kiilokuuline lüli natukene alaseljas nagu rohkem kui meestel, sest lapse kandmise ajal, raseduse ajal aitab see keharaskuskeset paremini nagu justkui tasakaalustada. Mina on ohver praegu, ma tunnen. Mina on nagu seda kuulnud väga palju. Oled jah, see on nagu tihtipeale, siis ka erinevad mingid asümmeetriad. No vanasti ikka vaadati, et üks õlg kas on kõrgemal või üks puus nagu kõrgemal. See võib olla vigastusega lihtsalt, et su keha tunnetus muutub. Ka rühi eripärad ka võivad olla normaalne luustik, et lihtsalt nagu meil igal inimesel on oma nägu, oma luustik, ka luustik võib olla väikse variatsiooniga, siseelundid on ka meil asümmeetrilised, ka luustik võib olla erinevad, nagu ma tõin välja ka, et juba praktiliselt 90% tervetel inimestel on alaesemed natuke erineva pikkusega, et see on normaalne, see ei ole patoloogia, et see on täitsa nagu normaalne, nagu mõnel inimesel on kõver nina, kõver peenis, see on täitsa nagu normaalne variatsioon, et me ei saa öelda, et su üks õlg kõrgemal, et selle tõttu sul on rohkem valusid. Ei ole, et see on väga halvas korrelatsioonis valuga. Ja siis on ka võib-olla mingid süvalihaste teooriad või lihasjõu teooriad, et need ka alati ei selgita täielikult kroonilisi seljavalusi. Et seal on hoopis teised mehhanismid tihtipeale nagu juures, et pigem nagu liigselt mitte ühte teed hakata kõndima ja arvama, et nüüd see on alati seljavalu lahendus. Tihtipeale sa pettud, kui sa hakkad rohkem lugema nagu teadust juurde, et need korrelatsioonid ei ole üldse nagu tugevad ja alati me ei teagi täpselt, miks inimestele valutab. Ja ma näen ka patsient tihtipeale arvavad, et tahavad täiesti valuvabaks saada, ärge tahke. Valu teinekord õpetab, valu on meil bioloogiliselt väga vajalik. Need inimesed näiteks töötan diabeetikutega ka. Diabeetikutel on üks süke edasijõudnud tüsistus on perifeerne neuropaatia, ehk nad ei tunne enam jalgu ega ka valu jala all. Et kui sinul on kuskil kivi, mingi soki või saapa sees, siis sa tunned valu. Siis sa käitud vastavalt, võtad eemaldad. Diabeetik ei tunne seda. See võib mustust täis minna, see haav ei parane enam ära, et valu tundmine tegelikult on väga suur nagu privileeg, seda on vaja tegelikult, et me ei saa täiesti nagu, see on ebarealistlik ootus, et me nüüd arvame, me saame täiesti valuvabaks. Et mõned valud käivad asja juurde ja õpetavad meid ka. No mul on diabeet ka. Ja see on vahva näide, sest ma käisin paar kuud tagasi jooksmas ja siis vaatasin mu valged tossud. Ja siis vaatasin, et aina punasemaks läheb ja punasemaks läheb. Sa nagu kehalt ei saanud infot, visuaalselt nägid siis lihtsalt? Ja siis ma võtsin, kui ma selle tossu ära võtsin, siis ma kartsin, et kas mitu varvast mul järgi on. Ja kui ma lõpuks veel nagu selle, et sokk oli täiesti tulipunane. Vaata kui huvitav, ma tõin juhusliku näite, ma ei teadnud, aga sa kinnitad seda tegelikult, mida me nagu teame. Et mul ei olnud valus ega mitte midagi. Et ma olin veel sõbraga koos jooksmas ja tal hakkas juba natuke kahju ka, et kuule, jalg upub lihtsalt sinna nagu vere sisse. Ja siis ma ütlesin, et ma tõesti, et ma ei tunne mitte midagi. Ja kui ma võtsin nagu selle šoki ära ka, siis seal oligi tegelikkuses nagu ma oleks tahtnud, et see oleks midagi väga lahedat olnud, aga et varbaküüs nagu see läks nagu kõrvalvarbasse sisse, nagu, et seal oli mingisugune nagu haav.
aga et nagu, et seda verd oli lihtsalt nagu meeletult palju ja et aga nagu, et tõesti, et sa nagu ei tunne mitte midagi, aga sa lihtsalt vaatad, okei, et mul on nagu siuke tunne, et väikest varust pole vist enam nagu. Diabeetikud peavadki, nad peavad vaatama peeglist või naha kontrolli lihtsalt tegema, kas kõik on pärast selliseid, ma ei tea, pikemaid treeningsessioone okei. Jah, et tegelikult nagu jah, et noh, ma vist ei taha väga nagu nii-öelda tugevalt siiamaani nagu tunnistada, et mul on terve elu tegelikult diabeet on, aga et nagu, et kui noh, siuksed asjad tulevad, siis ma olen okei, mul vist on ikkagi, et tuleb nagu nii-öelda hoolt kanda. Hea näide, et sa nagu esimest korda näen sind, kohtun, sa näed nagu täiesti nagu terve inimene välja, aga siis tulevad, vaata, kooruvad need asjad nagu välja. Tegelikult paljudel inimestel niimoodi, et tihtipeale nagu näiliselt terve inimene, aga meil kõik on oma kogemused, oma vigastused, mis meil nagu olnud ja me lihtsalt peamegi leidma mingi modifikatsioonid või õppima nendest asjadest. Et ei maksa arvata, et me kõik nagu terved oleme, et täiesti terve olla või ilma vigastuste olla, see on ikka päris haruldane. Et tõesti, et neid inimesi pigem on nagu väga vähe. Et kui hakkad kellegiga suhtlema ka, siis sealt alati leiad nagu nii-öelda midagi, mis sa oled nagu mingi, poleks arvanudki, on ju. Ma olin eile treeneritega koos, mängisime bowlingut. Seal ka, muidu käisid trenni jutud, töö jutud, igav. Siis keegi mainis, et tal on selg valus, siis kõik samastusid. Mul on ka, kuidas sinu kogemus oli, et see tegelikult isegi valu ühendab mõne võrra. Aga kui nüüd meil lihtsalt kaamerad hakkavad tühjaks saama, et viimase nagu nii-öelda asjana, et mis on sinu enda nagu elus kõige raskem õpetussõna, mis sa teistele annad, aga mida sul on endal kõige raskem järgida? Tead, ma olen juba nii kaua aega, ma olen vist 16 aastat olnud nagu füsioterapeut selles osas, et mul võib-olla on vanasti olnud mingeid raskeid asju, aga nüüd ma ütleks, et mul on juba päris siuke nagu sisemine rahu tekkinud nende asjadega. Meil on nii palju ei ole, et kui ma midagi vanast ajast välja toon, siis ma esialgu, kui inimene tuli mingi muremõtete või müütidega või uskumustega, mis alati ei olnud nagu tõesed, et siis ma nagu natuke nagu vihkasin, et ma pean uuesti seda sama juttu nagu ümber lükkama või patsiendiga nagu rääkima sellest. Tänapäeval ma juba nagu aktsepteerin seda, et see ongi minu töö, et kui inimene tuleb mingi muremõttega, ma kuulan ta ära, ma valideerin ta kogemust, ma nagu mõistan teda, et isegi kui mul on mingi sama diagnoos, sama muremõte korduvalt, sa räägid 10 korda päevast neid samu nagu sõnu, siis inimese jaoks on see ikka nagu esmakordne. Et sa pead seda nagu arvestama, et võib-olla see oleks üks asi, mille mul vanasti ma mõtlesin, et see võib-olla oleks midagi selline, et kus ma nagu lööngi käega, nagu ma näen, võib-olla mõni on löönud käega, ma ei viitsi üldse rääkida sulle või et saa hakkama, aga inimene jääb üksi sellega, et tegelikult sa peadki rääkima. Võib-olla see on üks asi, mida nüüd viimasel ajal on aru saanud, et aktsepteerin, et neid müüte tuleb murda tõenäoliselt elu lõpuni. Nii skeletilehassüsteemi meditsiinis, kui sina toitumises ja kõiges muus, et see tõenäoliselt jääb ja ongi osa meie tööst. Et mis meie jaoks tundub võib-olla nii nagu nii-öelda normaalne ja tavaline ja nagu igapäevane, et siis selle inimese jaoks on nagu mingi wow. Et sa just muutsid mu maailma on ju selle lihtsa nagu teadmisega. Aga mul oli väga põnev ja mul on siuke tunne, et ma tahaks nagu veel rääkida. Et siin võib-olla isegi lõhnab nagu teise episoodi järgi. Aga aitäh sulle, et sa tulid. Aitäh kutsumust. Ja järgmise korrani või? Davai.